ma nüüd plaanin selle kasvuhoone ära värvida ja just siis nagu selle osa ja selle osa. Seda osa ma pean veel Intsuga natukene arutama. Aga siis on vaja ära värvida. Kõigepealt siis pean vana värvi ära lihvima. Et siin on näha, et see on kunagi nagu valge olnud. Ja siis selle lihvin ära ja siis värvin ära. Nii et lähme tööle. Ja ma võin öelda, et kõige tüütum osa selle töö juures oli see teipimine, akende teipimine ja see oli nagu, ma ei tea, ma lihtsalt vihkan seda teipimist. See on nii tüütu. Ja viimane ettevalmistusosa oli see, et kõik see, mis ma maha lihvisin, see tuli siis ka ära koristada. Ma valisin siis värviks musta, lihtsalt sellepärast, et must näeb hea välja. See katab kõige paremini ja see sobib meie maja värvidega, nii et seetõttu ma valisin ka, et kasvuhoone peaks olema must. Ja nii ma alustasingi aknaraamide värvimisega. Lihtsalt võrdluseks, et enne oli siuke ja nüüd on selline. Nii et tegelikult täitsa kensu küll. No nii, kõik 4 akent tehtud. No ikka on natukene erinev mulje, kui vaatame sinna, on siuke pruun, siin on nagu tumedam. Kuna ma selleks ajaks olin juba nii väsinud ja ma ei viitsinud rohkem filmida, siis ma näitan seda tulemust, milline siis juba õhtuvalgus oli, siis ma lõpetasin vist mingi 9:30. Et ma ei olnud sellega rahul ja ma ei teadnud, kas see värvida üleni mustaks, aga kui ma vaatasin sisse, siis no tegelikult tundus juba ka täitsa nagu hea. Nii et järgmiseks sammuks ongi see kõik mustaks värvida.